Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin. Tahaks täna teha lihapirukaid. Ja panin siin lauale ridad toiduaineid. Kõigepealt ma panin siia lauale 300 milliliitrit vett, külma vett. Siit ma võtan selle vee, ma panen siia kaussi sisse, segamisnõusse. Ma segan seda masinaga, käsitsi viitsi segada. Siit ma võtan ühe teelusega täis soola. Ja siis ma võtan 2 supilusega täis suhkrut. Siis võtan umbes supilusega täis õli, panen siia sisse. Pärmi tahaks panna 300 milliliitri kohta peaks olema 10 grammi pärmi. Ja siin võtame umbes silma järgi. Umbes nii palju peaks olema pakist võetud 10 grammi. Selle ma poodan siia sisse. Nii, ja siis ma selle üritan nüüd segada ära, laustada see pärm. Ja siis ma panen juurde, hakkan panema jahu. Ja hakkan siis panen kombaini segamisele. Ja siis ta jääb ta mul seisma natukese ajaks 15 minutiks. Siis hakkan tegema täidist. Täidise jaoks ma varusin siin suitsuvorsti seekord. Suitsuvorsti. Siis ma hakin, need ma suitsuvorsti peenestan ära ja siis ilmselt blenderiga lasen veel peenemaks. Lisan talle 2 keedumuna. Ilmselt panen ka ühe elusa muna, et ta seoks. Sibulat natukene praen pannil, maitstan muidugi suhkru ja võib-olla ka soolaga, võib-olla. Sest vorsti sees on sool, aga muna tahab ilmselt natukene saada. Peaks olema nüüd pärm segunenud. Ja siia ma muidugi, nagu ikka, kergelt õhustame seda jahu. Jahu on 400 grammi. Muidu šefkokad siin, kelle käest ma saan inspiratsiooni, panevad 300 grammi ja siis lisavad seal vastavalt nii palju kui vaja on. Aga nagu nad ütlesid, et 450, aga 400-ga ma saan pärast veel juurde panna. Seda nagu piisab. Ja nüüd olen see kombaini. Siin ma lasen tal nüüd rahulikult segada. Ja vajadusel lisan talle jahu. Aga jahu peaks nagu ära sõeluma. Õhustama. Tööd ei näha. Muidu ei saa kallata.
saab ära, vaatab, kuidas ta sai. Nüüd ma lasen tal natukene segada ja vaatan, kuidas seinte küljest hakkab lahti lööma. Siis on juba peaaegu hea. Praegust ta veel on seinte küljest kinni. Ma lisan kuulutades jaru. Ma lisasin siia 4 suppilusikutäit kuhjaga jahu. See üks suppilusikutäit peaks olema 19 grammi. 4 korda 19. Näete, põhjas on kinni, aga külge seinte pealt on lahti. Nüüd peaks see juba hea olema. Näete, siin sõrmede külge hakkab. Aga sest ei ole lugu. Nüüd ma võtan selle vispli välja. Segaja on töö teinud. Ja siit ma saan nüüd. Ta hakkab sõrmede külge, aga see ongi just hea. Me ei tohi rohkem jahu panna. Muidu läheb tainas raskeks. Pirukas, mida õhulisem, seda parem. Nii, vispli sain ka puhtaks. Ja näed, käte külge ta tööd teha nendega otseselt ei hakka, aga ta hakkab, ta on selline mittesõbralik. Ja siia ma siputan natukene tal jahu peale, et ta pealt ei kuivaks. Ja panen rätiku peale ja las ta seisab, seni kui ma tegelen täidisega. Siin ma üritan nüüd seda suitsuvorsti panna siia nõusse, et siis hiljem ilmselt kõik ei mahu vist ära, võib-olla mahub küll tegelikult. Vist ikka mahub. Ja katsun seda peenestada natukene. Võib-olla on hea isegi. Ei ole, tükid on sees veel. Liiga palju oli selle pärast. Liiga palju alt teeb peeneks ja pealt on natukene tükke veel. Aga laseme veel siis. Laseme veel. Ma arvan, et nüüd on hea. Jah, nüüd on üldiselt selline. Näete selline. Aga ta maitse on hoopis teine kui hakkliha. Ja siia ma ilmselt lisan ühe muna. Et ta võib-olla paremini seoks. Elusa muna. Ja muidugi siis need kanamunad ka. Ja siis ma tahaks natuke teda peenestada. Pigistan teda kõigepealt sellega puruks.
teise ka, kuna mune on. Äkki tuleb maitse huvitavam. Mul retsepti ei ole, aga ma lihtsalt arvan. Selle natukene võib-olla hakin ka vähemaks. Ma ilmselt ka panen need tulukad pärast praeahju, et mitte õli sealt praadida. Ja siis muidugi on selline sipul ka. Selle võiks ka tegelikult hästi peeneks hakkida. Muidu võiks ka blenderis teha. No nüüd ta peaks olema piisavalt peenikene. Nii. Soora ilmselt ma ei pane siia, aga pipart kindlasti. Natukene panen musta pipart. No küll selline näpuotsaga. Ja siis muidugi segan selle segamini ja vaata, mis tast sai. Ega meil kotleti jaoks on vaja mingisugust sellist tugevat tainast või sellist liimijat, aga siin kui me saame paraja sellise pallikese sinna sisse panna, siis on sellest küll, ma arvan. See võib muidugi panna ka maitse rohelist, peterselli, sibulaid hakkida, see ka halba ei tee. Aga ma arvan, suitsuvorst iseenesest on juba hea maitse ja peaks saama huvitav täidis.
noh, tegelikult ei ole viga. no näete, siin ma võtan rusikaga, näete, selline paras sõme, kergelt sõme. ta ei ole kuiv. nii, las nad siis natukene, vaatan tegelikult, kuidas selle soolaga siin on. kõik on olemas. nii, nüüd ma vaatan, mis sellest taimest on saanud siis. ma üritan, kõigepealt ma panen siia natukene õli maha lauale, et oleks laud selline libe, et tainas ei hakkaks laua külge. ja samuti kindad teen natukene kokku käed, natukene. et siis ei hakka see tainas käte külge. nii. ja vaatame, võtame siit nüüd. ma ei taha tal enam jahu lisada, sellepärast ma pean töötama kinnastega ja samuti noh, näete, selline pehme tainas. see on hea tainas. siin nad võtavad kuidagi niimoodi pigistavad ja siis pidi saama selle ühe koguse kätte. laiali ajama niimoodi. sõrmedega. enam-vähem ümmargused või natuke piklikum, no on nagu on. nii, ja siis ma võtan siit selle mingisuguse koguse, seda pallikese, vaata, mis natuke palju vist on, võtame ühe, ja panen ta siia keskele. ja nüüd ma üritan seda siit nüüd siis nagu peale keerata ja siis küljed siia, teise külje ka ja nüüd see lõikekoht jäi allapoole. ja nüüd ma panengi selle siia nüüd plaadi peale. väike pallikene niimoodi. katan ta kinni ja külje pealt siit samuti niimoodi ja keeran ta. et niimoodi saabki mul see pirukas. nüüd määrin neid natukene munaga pealt. Neil oleks ilus jume kõrvale. häid sooja pirukaid. nii, head küpsemist talle. ahjus olid nad 15 minutit 210 kraadi. rohkem ma ei julge neid enam küpsetada. värv on ilus. lihapirukat sõltsuvorsti täidisega on nüüd valmis. ahjust tulnud välja. soojad, pehmed. head isu. kui meeldis teile minu video, pange siis like